Ja üle pika aja on täna ometigi jällegi üks kuiv ilm. Kombain juba ootab kannatamatult, et saaks minna põldu vilja koristama. Ja see on siis selle hooaja üks viimaseid töid. Uues hooajas alustame juba taliteraviljade väetamisega ja sellest tahaksin teile täna lähemalt rääkida. Väetis on teraviljakasvatuses üks kõige kulukamaid sisendeid ja sellepärast on oluline veenduda, et kaup oleks ka kvaliteetne. Mahalaadimisel esimene asi, mida jälgida, on siis pakendi välisilme. Pakendid võiksid olla üldiselt puhtad ja terved, et kui nad on veidi tolmused, ei ole viga, aga kui seal peal on veerant võib tekkida siia pakendi alla ossa, siis see on viide, et laoplatsil on olnud vett ja väetis võib olla alt niiske. Järgmise asjana, kui te võtate väetisekoti tõstuki otsa ja ta jääb sinna kuidagi viltu, ta ei võta sellist otsekuju, väheb tähendada seda, et see kaup seal sees ei ole enam sõmergraanul, vaid on paakunud, et see kott tõstke kõrvale ja vaadake tähelepanelikult üle, et kas on tegu kvaliteetse kaubaga. Ja kolmandat asja ma soovitan teha pisteliselt. Kui on palju väetisekotte, siis ei jõua kindlasti igat kotti käia vaatamas, aga hea koht vaatamiseks on siit ülevalt avas sisse, kus paistab sisemine kile. Esimene mulje kohe, kuidas siin kile all graanul on ja kas siin on vett, et siin ei tohiks olla vett. See on ka kinnitus selle kohta, et väetis on korralikult hoiustatud ja ei ole seisnud laoplatsil vihma käes. Ja räägime natukene väetise ladustamisest. Et kui esmane kontroll väetise vastuvõtul on tehtud, siis tuleb hoolitseda selle eest, et väetis saaks ka kuni külvini korralikult lattu hoiule pandud. Ideaaltingimustes võiks olla loomulikult siseruum, nii nagu meil siin näha on. Ja siseruumis on tegelikult hea indikaator ka see, et kui te olete pannud kotid virna või alustate ladustamist, siis teinekord võib olla veel üllatusi, et kott on alt niiske ja esimesel kontrollil ei tulnud see välja. Sellisel juhul tekib koti ümber märg laik ja seda soovitan ka jälgida siis auto juures, et kui te tõstate maha, siis et auto kastipõrand peaks olema ka kindlasti kuiv. Et kui siin näevad märjad plekid või ladustamisel tekivad märjad plekid, siis see on veel üks märk sellest, et väetis on märg. Aga kui kõik on hästi, siis võiks see välja näha nii, nagu siin minu selja taga. Väga oluline on tegelikult see, et milline see väetise graanul on. Et kui see kaup teile kohale jõuab, siis te saate tegelikult teada, kas see graanul on piisavalt ühtlik, milline on läbimõõdu vahe neil ja üldine kvaliteet ja ka graanuli kuju. Ja sellepärast me võtsime siit enda laost täna näidiseks 3 erinevat väetist. Esimene on Läti väetis, see on meil kõige lähemalt tulnud. Teine on kõige rohkem seigelnud Aafrikast, täpsemalt Marokost. Ja kolmas, kõige staažikam meie turul, Soome väetis. Ja siin on ka hästi näha nende täiesti erinev välimus ja iga üks siis saab ise otsustada, et mis sobib tema masinale, mis sobib tema tehnorajale ja lisaks muidugi ka koostis. Et selline visuaalne vaatlus on ka üks kriteerium, mille järgi väetist valida. Ja vihmade vahelt tuleb alustada ka uute sügiskülvidega. Ja siin tahame juhtida teie tähelepanu sellisele asjaolule, et kui kombainiga töötades olete te veel hooajas 24-25, siis juba väetise külvi ja külvieelse mulla harimisega peate te põlluraamatus märkima hooajaks 2025-2026.